No jaloo, šaloo, pühapäeva pühitsus taas kord siit Piret Firefairiga Costa Ricast. Kas on kuulda seda? Nagu vile lausa. Need on need ritsikad. Nii, ja täna ma jagan ühte sellist emotsionaalset kommi, mis on üks uuematest ja see on Carlos Santanalt. Kui sa kannad rõõmu oma südames, saad terveneda igal momendil. Rõõm, heaolu, need on väga sarnased sagedused, eks ole. Heaolu on isegi madalamal kui rõõm. Rõõm on isegi kõrgemal sagedusel kui heaolu, eks ole, kui sa mõtled selle peal, kui sa ütled sõna heaolu, kui mina ütlen, kuidas sa mis on heaolu sagedus, on ju, see on selline mõnus, stabiilne heaolu, eks ole. Rõõm on sellest kõrgem. Kui me kanname rõõmu oma südames, saame terveneda igal momendil, eks ole, make ib ju sensi, sest tervenemine on kõrgematele sagedustesse tulemine, nii-öelda. Et nagu, ja siis see meie heaolu sagedus muutub ka järjest kõrgemaks ja kõrgemaks ja kõrgemaks. Näiteks minu heaolu sagedus on, ma kujutan ette, et täitsa absoluutselt kohe palju kõrgemal sagedusel kui sellel inimesel, kes elab peab reeglite järgi ja ei armasta tegelikult oma elu ja seda, mis ta teeb. Et mina tunnen, ma olen täitsa õnnelik selles suhtes, et ma tõesti nagu olen lubanud endal valida oma südame järgi ja luban rõõmule järgneda nii-öelda. Sest väga paljud meist ju ei luba tegelikult nagu oma rõõmule järgneda, sest peab ju teistmoodi. Ja et siis sa oled ju halb inimene, kui sa seda teed, eks ole, et või siis lihtsalt ei julge, aga mis siis? Kui see, mis pakub meile rõõmu, ongi see õige majakas nii-öelda, mille poole minna, vaata, majakas on ju teejuht. Et nagu kui me kuuleme oma südames seda häält, mis ütleb, wow, see tundub äge, on ju, siis tuleb sinna poole minna. et isegi kui tundub, et kõik nagu on, et ma ei oleks siis hea inimene või et mis ta teised inimesed minust arvaksid või et või tea, kas nii ikka saab, on ju. Aga noh, siin tuleb mängu, eks ole, me usaldame seda, et meie teejuhid või nagu universum nii-öelda teab, mis sealt tuleb, et nagu ja samamoodi ja tegelikult isegi mitte seda, et ta täpselt teab, mis sealt tuleb, vaid et ma ise ka tean ju. Et kui ma, see on ju loogiline, eks ole. See on samamoodi, et nagu kui ma olen rohkem tänulik, siis ma saan rohkem asju, mille eest ma saan olla jälle tänulik. See make ib sensi, eks ole, see on nagu normaalne eluring, eks ole. Nii et kui ma järgnen oma rõõmule, ehk siis ma kogu aeg teen seda, mida ma armastan, siis miks ei peaks mulle tulema rohkem asju, mida ma armastan? On ju, miks inimesed kardavad, oi, nüüd äkki võetakse ära, nüüd enam ei saa, ikka on limiteeritud kuidagi moodi, et temal ei töötanud, siis järelikult minul ka ei tööta. Aga teil on täiesti erinevad elud, teil on täiesti erinevad elu üles või nii-öelda, mitte nagu, ma ei võta seda kui elu üles, ma võtan seda pigem nagu, et me tuleme siia sellesse ellu, nii palju kui mina aru saan, me tuleme siia sellesse ellu mingisuguse nii-öelda missiooniga või nagu mida me oleme valinud siia tulema olema, isegi mitte tegema, vaid olema, sest see on kõige olulisem, olemine. Ja see ju olemine inspireerib palju paremini kui tegemine, kuigi tegemine inspireerib ka, okei. Tegemine tuleb läbi olemiseks. Nii et, kuidas see siis oleks? Kui me lubaksime rõõmul elada oma südames, järjest rohkem ja rohkem, ehk siis järgneme oma rõõmule, lubame endal valida asju, mis meile rõõmu toovad ja lubame endal liikuda nende asjade poole, mis meile rõõmu toovad ja see on meil tervendav, me teame seda, et see on meie tervendav, sest me teame, et see on kõrgem sagedus ja me teame, et see toob meile rohkem asju, mille eest me saame rõõmsad olla. On ju, ütle palun, et see make ib sensi. Ja nüüd teeme ühe energiajoonduse. Leia omale mugav asend, kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine,
kus sa saad võtta aega iseenda jaoks. Ja hingame paar korda sügavamalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha aina rohkem ja rohkem. Lubame endal vajuda selle heaolutunde sisse, mis on meie loomulik seisund. Lihtsalt lubame. Ja kui sa tunned, et kuskil on mingi pinge, mingisugune vastupanu, mis ei luba sul lõdvestuda, siis oleme selle osaga, selle kohaga enda kehas või enda emotsionaalses kehas, kus iganes ta on, või mentaalses. Kus iganes me tunneme mingisugust vastupanud, see võib olla lihastes, see võib olla mentaalselt, see võib olla emotsionaalselt. Lihtsalt vaatame, kus kohas see on ja oleme sellega oma kehas kohal, kogu oma energia kehas kohal. Oleme armastav kohalolu sellele osale endas, kes avaldab vastupanu lõdvestumisele. Aitäh, 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 aitäh. Aitäh, kallis keha. Kogu minu energiakeha. Et sa oled mulle alati indikaatoriks. Näitad mulle, kus on vastupanu, kus on mingisugune pinge, kus on valu, kus on midagi, mis vajab tähelepanu. Aitäh, 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 aitäh. Ja nii nagu ma luban endal kohal olla vastupanuga, luban ma endal kohal olla oma rõõmuga. Ehk siis ma ei kritiseeri oma rõõmu, ei analüüsi oma rõõmu. Ma luban endal tunda rõõmu. Ja ma luban endal liikuda selle poole, mis mulle rõõmu valmistab. Iga hingetõmbega luban järjest rohkem rõõmu enda kehasse, kogu oma energia kehasse. Minu füüsilisse, emotsionaalsesse ja mentaalsesse kehasse. Aitäh, 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 aitäh. Isegi kui see on väike rõõm, on see rõõm. Ja palju väikseid rõõme kokku on juba suur rõõm. Ja suur rõõm kutsub esile veel rohkem suuri rõõme ja väikseid rõõme. Ja lihtsalt oleme selle rõõmuga kohal. Lubame endal seda tunda. Hingame selles tundes. Lõdvestume selle tunde sisse naeratusega. Aitäh, 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 aitäh. Ma olen nii tänulik, et mul on alati ruumi õnne jaoks. Aitäh mulle, et ma valin rõõmu, et ma valin oma heaolu, et ma valin oma õnnelikkuse, et ma valin liikuda nende asjade ja võimaluste poole, mis mulle rõõmu valmistavad, mida ma tahan teha, mida ma armastan teha. Aitäh mulle, et ma valin järjest rohkem ennast armastada
Aitäh, 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 aitäh. Mida see nüüd loob? Ja kuidas see siis on, et kui mina valin järjest rohkem enda rõõmu, siis see panustab kogu maailmale, kõigele, kes on minu ümber, kõigele ja kõigile. Kujuta ette, kuidas see siis on, kui kõik inimesed sinu ümber valivad oma õnne või hakkavad liikuma kindlama sammuga oma õnne poole. Ja mis siis, kui sina enda õnne valimisega oled inspiratsioon? Aga sinu inspiratsiooniks olemine ei tähenda millegi tegemist, kuivõrd millegi olemist. Aitäh, universum, et sa tood mulle alati kõike head minu jaoks. Aitäh sulle kõige hea eest, universum, mis sa mulle tood, mis sa mulle oled. Aitäh, 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 universum, aitäh. Aitäh kõik minu ümber, kõik inimesed, kõik loomad, kõik olendid. Aitäh kõik, mis ja kes on. Aitäh. Ma olen nii tänulik, et te mul olete minu reaalsuses. Et ma saan teist rõõmu tunda, et ma saan teist õppida. Et te olete mulle peeglid, et te olete mulle kaaslased, olete mulle koos loojad siin maailmas, selles reaalsuses. Aitäh, aitäh kõigile minu ümber selle ühisloomingu eest. Loome järjest rohkem seda, mida me tegelikult tahame. Kuidas see siis on? Mulle meeldib see teadmine, et kui mina valin oma õnne, siis see inspireerib teisi valima enda õnne. Aitäh, 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 aitäh. Ma võtan vastu. Luban sellel õnnel endasse settida, luban endal seda õnne tunda ja lubada endal sellel tundel endasse jääda. Ma luban sellel õnnetundel endasse jääda. Aitäh. Aitäh, 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 aitäh. Ma olen nii tänulik. Ma olen järjest ja rohkem tänulik. Aitäh. Ja ma olen tänulik iseendale, et ma valin olla tänulik, et ma valin valida rõõmu, et ma valin järgneda oma rõõmule. Ma olen nii tänulik iseendale, et ma valin järgneda oma rõõmule. Et ma valin järgneda iseendale, sellele oma tõelisele olemusele, kes ongi meie õnne sees peidus.